Paide linna, valla ja Roosna-Alliku volikogude delegatsiooni liikmeid oli kokku ligemale 50, kes kõik olid entusiastlikud ja ootusärevad. Tegusa päeva alguses tervitas abilinnapea Arvo Sarapuu külalisi Tallinna Raekojas, kus ka ise väikese tervituskõne pidas. Kuid mis oli tänase külastuse peamiseks eesmärgiks? No kõige tähtsam on ikka see, et täna Tallinn, kes on kõige suurem omavalitsus, ütleb kõikidele omavalitsustele Eestis tere tulemast ja kõik omavalitsused on oodatud Tallinnasse. Tallinnas on suur võimalus omavalitsustel jagada mis tahes mõtteid. On see ettevõtlusvaldkonnas, on see turismivaldkonnas, on see tervishoiuvaldkonnas, on see sotsiaalvaldkonnas. Meie linna ametid ja meie linna ettevõtted on ju kõik väga heal tasemel. Kui Raekojaga oli tutvutud ja ka erinevaid suupisteid maitstud, oli osalistel aeg seada sammud Nõmme turu poole. Turul oli külalistel võimalus maitsta Eesti maasikaid ning ka turuhoones ringi jalutada. Kui ringkäik Nõmme turul oli tehtud ja hakati samme seadma linna poole, jõudis kohale ka Nõmme linnaosa vanem, kes sai siiski mahti külalistele paar tervitussõna öelda. Mul on hea meel, et Nõmme turgu külastasite ja ma loodan, et see ei ole nüüd selline viimane külaskäik siia, et kindlasti tulete uuesti ja kui enne ei tule, siis julgen teid kõiki kutsuda siia 12. novembril, kui Nõmme linn tähistab siis oma 85. aastapäeva. Pärast Nõmme turu külastust siirduti Tallinna Televisiooni, kus allkirjastati Tallinna Televisiooni ja Paide linna vaheline hea tahteleping. Käesoleva hea tahte avalduse eesmärk on kinnitada valmisolekut koostööks Tallinna Televisiooni ja Paide linnavalitsuse vahel. Tallinna Televisioonil on oluline roll hooliva suhtumise kujundamisel Eestimaa ja tema inimeste kohaliku identiteedi tugevdamisel. Kuid kuidas asjaosalised ise päevaga rahule jäid? See on suurepärane päev kõikidele meie volinikele, 3 omavalitsuse volinikele, kes saavad siis imetleda ja osa võtta nendest kõikidest võimalustest, mis siis Tallinna linn oma inimestele pakub, nii et väga vahva. Pikk päev lõppes 3 volikogu delegatsioonil Botaanika-aias, kus mindi vähe ametlikuma osa juurde ning peeti enne suvepuhkusele minekut viimane volikogu istung.